tere! Minu käes on raamat pealkirjaga Muinasjutud armastusest. Siia raamatusse on Epp Petrone kogunud erinevate rahvaste lugusid armastusest. Loen siit täna ühe lühikese loo pealkirjaga Lumenaine. Lumenaine. Jaapani muinasjutu ainetel. Elas kord noor mees, üksi, ilma naiseta. Ei olnud ta veel endale teist poolt leidnud. Ta ootas seda õiget. Saabus talv ning tulid suured lumetormid. Ühel öösel tundus mehele, et ta kuulis õuest mingit kummalist häält. Kui ta läks ust avama, kukkus tuppa sisse imeilus kahvatu näoga naine. Kes sa oled? Imestas mees ja ruttas noorele naisele appi. Aitas ta istuma, keetis teed. Naine ei tahtnud midagi rääkida sellest, kust ta tulnud on. Kui ta seal tema köögis istus, imeilus kahvatu naine, tundis mees, kuidas tema sees tekkis armastus. Kas sa tuleksid mulle naiseks? Küsis ta. Kahvatu naine naeratas ning nõustus. Nii saigi neist paar. Naine kosus ja osutus väga heaks naiseks, kes oskas kodus koristada ja süüa lõikuda. Eriti hästi sobis naisele õues töötamine. Ta armastas lund lükata ja majaisist kaunistada. Köögis ahju ees muutus naine aga tavaliselt väsinuks ja kaebas valu. Mida lähemale tuli kevad, seda kõhnemaks naine jäi. Mees armastas teda väga ja viis teda arstide juurde, aga keegi ei saanud aru, mis on naisel viga. Mind ei saa need arstid aidata, ütles naine kurvalt. Aga mis tal siis viga oli? Seda ei tahtnud naine oma mehele rääkida. Palun luba, et sa ei sure, anus mees teda. Ma luban, vastas naine. Ma luban, et ma tulen tagasi, kui ma vahepeal kusagile kaon. Ühel ilusal kevadpäeval tulid mehele sõbrad külla. Nad istusid põrandal, ajasid juttu ja jõid riisiviina, samal ajal kui naine toimetas köögis. Ühel hetkel kutsus mees oma naist, aga too ei vastanud. Mees kutsus uuesti ja läks siis kööki vaatama. Ta naine oli kadunud. Köögis ahjusuu ees oli vaid lomp vett, milles väreles naise peegelpilt. Mees põlvitas põrandale ja suudles vett. Sel hetkel sai ta aru, kes on tema naine. Ja ta sai aru, et ta peab nüüd ootama terve kevade, suve ja sügise, kuni saabub uus talv. Ning siis tuleb naine tagasi, nagu ta oli lubanud.